tere, täna ma räägin teile siis ühe loo sellest, kuidas mina ja üks mu sõber, kes on minust paar aastat vanem, käisime Astangu koobastes ratastega. Ja kui sa ei tea Astangu koopaid, siis põhiliselt see on Vene ajast alles jäänud pommivarjendid ja igasugused sõjaväe mingid stashid ja no igasugused hideout'id ja mingi niimoodi. Astangu üleüldse on siukene väga venelaste rikas koht Tallinnas. Nii et jah, kui sa seda ei teadnud põhiliselt. Mina ja minu see vanem sõber olime ratastega käinud seal mööda neid koopaid ja asju niisama uurimas, see on järgmine video, kui ma sellest jutustan teile. Ja põhiliselt meil ei olnud enam midagi teha ja seal oli nagu suur kalju, kus oli mäe otsas oli siukene suur heinamaa, noh, ja siis mina ja minu see vanem sõber käisime seal ratastega ja ratastega sellepärast, kuna sinna ei saanud nagu väga mingi bussiliiniga või mingi asjaga ligi ja jala ei hakanud küll nii pikka maad minema, nii et jah, me käisime seal ratastega. Me olime seal käinud nagu kõik need koopad ja asjad olime kõik läbi käinud juba ja seal oli veekogum, mis oli ära jäetunud ja suvel, kui see vesi ei ole jääs, siis seal põhiliselt on näha mingit vanat autot vee all, mis on sinna kunagi lükatud või midagi sellist. Seal on igast rämps, väga reostatud vesi, nii et seal nagu ujuda ei kõlvanud. Kuna see oli sügisel, kui meie seal olime, siis seal oli siukene õrn jääkiht vee kohal, nii et me otsustasime võtta kivid ja lihtsalt loopida seda jääd, noh, tahtsime lihtsalt midagi teha, kuna tagasi ei viitsinud veel minna. Nii kaua, kui me loopisime neid kive sinna jää vastu, siis seal on üks pikk tee, mis läheb põhiliselt selle kalju äärt, mis lihtsalt peale igat mingit väikest natukest aega sõitmist mööda seda teed tuleb siuke väike nagu tee keerab ära siis sinna selle kalju poole ja sinna kalju sisse on siis näiteks ehitatud mingisugune sõjaväe, mingisugune ammune koobas või nagu siukene hideout või noh, koht, kus sai mingi relvi hoida ja mingi mis iganes lihtsalt ööbida või mis iganes. Ja siis mööda seda samad teed tulid meie suunas 3 inimest, 2 täiskasvanut ja üks ma usun ka, et täiskasvanud, aga siuke kiilakas lühikene. Nad olid mingisuguste dressipükste ja mingi, ütleme, üks oli nahktagiga ja umbes niimoodi lihtsalt tulid meie poole, nägid väga ohtlikud välja. Me suht kartsime nüüd, kuna nad olid meist vanemad ja me teadsime, et Astangu ei ole kõige ohutum koht Tallinnas. Nad kõndisid meie poole, see kiilakas hakkas meile ütlema, siin ei ole ohut, mingi niimoodi põhiliselt nagu mida te jõlgute siin, vaiksed lapsed, siin ei ole ohutu nagu kohe üldse. Ja siis see põhiliselt pani meid mõtlema, et see ei ole tõesti ohutu, kuna juba nemad seal lihtsalt kõnnivad mingi täiesti lampi keset teed lihtsalt mööda sükest mingi mahajäetud kohta ja siis me oleme nagu, peaks ikkagi ära minema. Nii kaua, kui me mõtlesime selle peale, et võiks ära minna ja rääkisime sellest, et mis võib ohtlik olla, mis iganes, siis nad olid juba mööda seda teed kuhugi kaugemale ära kõndinud. Aeg oli umbes juba, ütleme, kella 8 paiku süksel augusti õhtul, mis oli nagu natuke hämaram aeg juba ja me hakkasime minema oma rataste poole, et nagu võtta neid ja tagasi sõita sealt, kust me tulime, ehk siis Astangult tulime sealt. Ja natukene kaugemale juba minnes nägime me mäe otsas, kalju otsas, seal heinamaa ääre peal siis nägime 3 inimest või 4 inimest, me ei tea täpselt. Ja seal nad olid nagu päris kahtlased, nad olid täiskasvanud kasvu ja neil olid kapuutsid peas. Nad kõndisid mööda seda äärt ja me ei julgenud väga häält teha, siis me lihtsalt rääkisime vaiksemalt omavahel ja hakkasime vaikselt lihtsalt eemale veerema või nagu sõitma lihtsalt aeglaselt. Ja põhiliselt need tüübid seal mäe otsas hakkasid leegiheitjatega heina põlema panema ja me olime nagu, mida, see ei ole normaalne ja siis me lihtsalt põhiliselt hakkasime lihtsalt kiiresti ära sõitma ja need tüübid seal mäe otsas märkasid meid ja nad hõietasid midagi vene keeles ja me hakkasime põhiliselt nad hakkasid jooksma samas suunas, kuhu me edasime minna, lihtsalt meie poole põhiliselt, nad ei saanud alla tulla niimoodi momentaarselt, kuna see oli nagu mingi 20, 30 või üldse kuni 50 meetrit nagu lihtsalt kukkumist sealt kaljust alla, kui ta oleks sealt alla otsustanud hüpata
ja me hakkasime teises suunas hoopis sõitma, ehk siis Paldiski maantee poole. Me hakkasime hullult kimama, nii kiiresti kui me saime, ja kui me jõudsime Paldiski maantee äärde, me jäime seisma, nad ei jõudnud meile järgi, kuna nad olid jalgsi. Me otsustasime helistada 112 või nagu hädaabisse. Kui me olime kõne ära teinud ja seletanud, kus see toimus ja mis oli seal juhtumas, siis me hakkasime kodu poole kiiresti sõitma, kuna meil ei olnud kiivreid ja me olime alaealised ja see ei ole väga hea, kui mingi politsei tuleb meie juurde ja näeb meid ilma kiivriteta, siis me saame mingi, ma ei tea, trahvi või midagi äkki. Me ei tea, me lihtsalt kartsime seda. See lugu õpetas meile väga palju just, et me enam põhiliselt ei julge sinna umbes kahekesi ja hämaras minna. Ratastega on sinna kõige targem minna, kuna autoga sinna ligi eriti ei saa ja rattaga on kõige kiirem viis minna üleüldiselt. Ja see on umbes kõik tänase loo jaoks. Kui teile meeldis, siis meeldis, kui ei meeldinud, mind väga ei huvita ja head aega, minu sõbrad.